Ilmar Taska on Kanal 2 asutaja, filmiprodutsent, lavastaja ja stsenarist, kellest on viimastel aastatel saanud ka üliedukas kirjanik, kelle raamatuid võib leida isegi tõlgituna araabia keelde. Peatselt 72 sünnipäeva tähistava Ilmari elu on lennukas. Suurem osa ajast ongi ta lennus. Ehk talle helistades ei tea kunagi, kus maailma otsast ta parajasti on oma perega elu sisse seadnud. Seega tuli ära kasutada hetke, mil ta on Eestis. Minul on Ilmar Taskaga ka isiklik tugev kokkupuude, sest alustasin koos oma kaksiku Katriniga oma telekarjäär just tema käe all, olles nii-öelda Kanal 2 kaksikud. Nüüd on Ilmar Taskal oma kaksikud, Leo ja Lea, ehk Ilmarist on saanud veel ka noor isa. Läheme neile külla kohe pärast pausi. Hiljem õpin driftimist 18-aastase Siim Oskar häälega, kel istumise all maailmaklassi sõiduvahend, taskus oma autoremondi töökoja võtmed ja teadmine, et omal alal on ta väga kõva tegija. Tere. Oi, tere. Jaa, nii arvad. Tere. Järelkasvu. No hei. Ja väga armsad. Ja väga meeldiv. Pikalt Ameerikas elanud Ilmar Taska ja Hille Karm elavad juba 4 kuud Eestis Sakus, kus kasvatavad 6-aastaseid kaksikuid, Leo Petterit ja Lea Petrat. Laua taga, leia ja juttuada, unustades kõike muud, söögis kasutame su teadisu. Mina tean. Vaht on liina, kõht on tühi, pestud käed, ma kuivas pühin, laua käetud toit nii hea, suves kas mamma pean headisu. Aga mis teile meeldib teha oma emme ja issiga? Osta kingitusi emmele issile. Mis kingitused te siis viimati? Vanasti isa ostis mulle selle asa, mis see on ulepulga ja aluspiksid. Leo ja Lea on kakskeelsed lapsed ning kui Eestis käivad nad Saku lasteaias, siis Ameerikas, Miamis ja Hawaii'l elades on nad käinud juba ka koolis, sest seal algab koolielu 5-aastasena. Aga õpetaja ütles, ma olen 2 keeli laps. Isa oskab isegi rootsi keelt. Isa räägi rootsi keelt. Ja nu ska vi äta någonting, eller hur? Smaklig måltid. Ja see tähendas? Seda head isu tähendas. Kaksikutel on olemas ka ühine hüüdnimi. Ja siis me kutsume teid vahel petsideks. Ja isal oli vanasti koer nimega 2. 2 oli ja Kanal 2 koer, ja. Kanal 2. Ja tema oli ka mul üks pet, aga nüüd on siis mul 2 petsi. Kas Hille nad on sarnased ka iseloomult või on nad erinevad? Millised nad on? Väga erinevad. Et Lea on selline väga kange ja tugev ja samas sellise kunstiandega. Ja Leo on hästi hell, väga hell ja soe. Kui Leo ja Lea sündisid, oli Ilmar 65-aastane ja Hille 51-aastane. Toona leidus ka neid, kes kahtlesid, kas neil on ikka jaksu kaksikuid üles kasvatada. Need, kes kahtlesid, ütleme 6 aastat tagasi või 6,5 juba, eks ole. Et kas me sellega hakkama saame, siis me oleme ikka senini hakkama saanud. No eriti Ameerikas, et see on kuidagi nii avatud maa, et seal on kõik nii loomulik tegelikult. Oli küll ükskord, mis see oli, tähendab, kas rongis või kuskil, tähendab, ju me olime halvasti maganud ja et meilt küsiti, tähendab, et kas on teie lapsed või kas olete vanemad või vanavanemad. Aga siis me selgitasime ära, et me ikka oleme päris vanemad. Ja et vabandust, me ei saanud magada sellest. Et tekkis natuke kordse näkku. No ütleme, hingeliselt me oleme ju alati noored või midagi ei ole ju muutunud. Ilmar oma esimese lapse said, siis sa olid hästi noor, 19-aastane. Nüüd võib-olla jälle tavapärasest vanemana said sa kaksikud.
kuidas sa nüüd kirjeldaksid ennast kui isa siis ja nüüd? No ma arvan, et ma olen siiski parem isa praegu, sellepärast, et rohkem on elukogemusi, aga võib-olla ei ole nii palju enam seda nooruslikku jõudu. Aga jah, on küll tegelikult. Ma ütlen, et ma pean pingutama, et Ilmarile järele jõuda, kõik need reisimised, et see on päris meeletu tegelikult ja nii, et ei ole midagi. See on tore, kui sa nii tunned. Leo, kas sa laenad mulle korra tõuksi? Leoga, ma teen korra Leoga võidu. Leo, kas teeme võidu korra või? Lähme nüüd, kes saab ennem? Lähme, jookseme nüüd järgi. Nii. Jookseme järgi, Annika. Oi, Leo võidab. See on kass jäi sinna. Leo võidab, aga ma tulen järgi. Nii, napilt topsti. Leo võit. Leo võit. Aga samas on ka nii tore, kui sa kohtad oma lapsi erinevatest vanustest ja ühel su lapsel on juba lapsed ja lapselapsed ja nad kõik kokku saavad ja siis ei tea tõesti, kes on kelle laps ja kes on kelle tädi. Samas tunnistab Ilmar Taska, et koroonapandeemia ajal tekkis neil küll hirm, et mis lastest saab, kui nad Hillega peaksid haigestuma. Kas teie ka omale neid COVID-i vaktsiine tegite ja kuidas mõjusid? Tegime ja mina pean ütlema, et ma küll väga kahetsen, sest ma olin alguses täiesti vaktsiini pooldaja ja pärast seda sain Guillain-Barré sündroomi. Nii et see oli tõenäoliselt neuroloogiline sellest Johnsoni vaktsiinist, Jansseni vaktsiinist ja pidin käima. Mis sündroom see siuke on? See on niisugune sündroom, et üks jalg jäi äkki nõrgaks ja tähendab sõnaga neuroloogiline, eks ole, tähendab, et jalg muutus tuimaks ja nõrgaks. Et eks me oleme kõik olnud katsejänesed. Aga praegu ma enam kindlasti ei tee mitte kunagi. Seda enam tuleb välja uurida midagi. Ühiskonna surve oli lihtsalt niivõrd tugev, et see oli nagu midagi ebainimlikku tegelikult. Kas te lapsi ka praegu vaktsineerite või kuidas te sellesse suhtute? Tähendab, me suhtume just niimoodi, et need peavad olema väga läbi kontrollitud vaktsiinid ja tõesti tähendab, eks ole, kui on kuulda, et mingi taud on tulemas, siis on muidugi seda vaja teha. Aga praegu, eks ole, tihtipeale aga ma ei usalda seda enam. Ma ei usalda, kui öeldakse, et mingi taud tuleb, ma ei usalda seda, et ma lähen nüüd jooksen oma last vaktsineerima. Ilmar ja Hille on rahul, et Ameerika tänased juhid on asunud uurima, mis koroonapandeemia ajal tegelikult toimus. Samas hoiatavad nad, et selliseid seisukohti nagu näiteks Kaja Kallase väljaütlemine, et maailm vajab Donald Trumpi asemel endale uut juhti, ei tohiks Eesti kõrged juhid endale lubada. Et need asjad ei lähe ju märkamatult. Sest varem oli nagu väga tore öelda seal, et me oleme Euroopast, me oleme Eestist, et inimesed suhtusid tõesti väga sõbralikult. Aga praegu see on nüüd küll muutunud jah, et Euroopas nagu nähtakse rohkem sellist vastaspoolt või seda vana vaenlast. Selles mõttes diplomaatia on väga vajalik. Täpselt ikkagi hea diplomaatia see, et me tähendab lihtsalt kurjad oleme ja rusikad näitame, me ei ole nii suured. Tähendab, me peaksime kõige rohkem mõtlema ikkagi, mis on kasulik Eesti julgeolekule, et meid taas maha ei müüdaks. Eks ole. Viimased aastad on pere elanud pool aastat Ameerikas ja pool aastat Eestis. Nad loodavad sama jätkata ka siis, kui lapsed sel sügisel Eestis koolis käima hakkavad. Ja mis koolis nad siin siis käima hakkavad? Ilmselt Saku koolis. Me oleme siin Sakus aga eks muidugi tulevik näitab, kas see kahestumine on võimalik või mitte, tähendab, ja tuleb tõesti olla terve aasta siin, eks ole. Tervist ja näed, kuidas tere. No Leo ja Lea on tegelikult hästi pikalt ära ja siis nad tulevad jälle siia Eestisse, et kui lihtne neil on lasteaias jälle uuesti oma sõbrad leida? Nad on väga sotsiaalsed ja nad on väga hästi kohanenud, et me ikkagi selles mõttes olime nende tegevustega ka kursis, kui nad Hawaii'l olid. Et me olime kirjavahetuses aeg-ajalt ja väga hästi. Ilmar ja Hille valisid elamiseks Saku seetõttu, et siin on lastel turvaline ja rahulik olla. Ameerikas ei julge aga lapsi üksi välja saata ja iga laps on välja õpetatud, kuidas käituda näiteks kooli tulistamise ajal. Kui õpetaja ütleb pineapple, siis lapsed jooksevad kõik punters WC-sse ja hoiavad niimoodi õhku suus, et nad ei teeks jumalast ühtegi piiksu. Ja politseivalve oli nii, eks ole, tähendab koolipäeva alguses, kui samuti jälle, kui sa lastele järgi tulid ja siis numbrite alusel anti välja. See oli numbri alusel olid lapsed nummerdatud, et neid üldse vanematele kätte antakse või mitte, et tuleb ikka õige vanem järgi.
kellel on see number ja kes teab seda numbrit, et ei anta võõrastele seda last. Koodiga ikka. Ja eks ole, et lapsevanemad tesid pikas sabas, siis kui kool lõppes, seal pidi arvestama, et läheb võib-olla tund aega, et ükshaaval õpetaja isiklikult tõi siis nagu lapsevanemale üle. Ilmarile meeldib võrrelda, kuivõrd erinev oli tema lapsepõlv kaksikute omast. Ilmar sündis nimelt Siberi vangilaagris, kus tema esimesteks koduloomadeks olid lutikad ja kirbud. Ema sõitis siis mingis kallis, kas oli Chaneli või kellegi kuulsa disaineri kleidis sinna Siberi poole selles loomavagunis. Ja mina muidugi õnneliku rõõmsa lapsena, eks ole, sündisin sellesse maailma, kus öösel sadasid need lutikad või mis väiksed armsad putukad meile pähe ja... Ilmaril on meeles ka kohutav näljatunne, mis pani ta vanemaid meeleheitlikke samme ette võtma. Käisid kolhoosi põllult, siis neile öeldi, et võib-olla öösel saab sealt natukene looma peeti. Ja muidugi meie lastel kahjuks on see nii, et kas sa ananassi tahad, ei taha, kasvab ju siin põllu peal, eks ole, Hawaiis, mis sa siis seda sööd nagu kartulit. Ja kas sa tahad, eks ole, seda kommi või teist kommi, et see on natuke erinev. Ilmar vaatab ka murelikult, kuidas interaktiivne virtuaalmaailm lapsed endasse imab. Ja selge on see, et lapsed kaovad rohkem ja rohkem sellesse virtuaalsesse maailma. See virtuaalne maailm hakkab üle võtma ja ta võib luua sulle huvitavama seisundi või atmosfääri, kui ütleme see reaalne elu just mingil hetkel, eks ole, et sellepärast ma näen ka, et lastel on väga-väga huvitav tõesti vaadata neid valmis tehtud elu näiteid selle asemel, et alati ise osaleda ja teha ja kasutada oma fantaasiat ja noh, sa tead ise, et meil olid teistsugused mänguasjad varem. Nii virtuaalmaailma ahvatlustest kui ka teise maailmasõja ajaloosündmustest on läbi põimitud ka Ilmar Taska romaanid. Nimelt on Taskast saanud üliedukas kirjanik. Romaan Pobeda 1946 põhineb autori samanimelisel novellil, mis 2 aastat tagasi ajakirjas Looming ilmus ja ka preemia pälvis. Ütle mulle, mitmesse keelde see Pobeda on nüüd juba tõlgitud? No tänaseks on ta praegu 14 ja varsti tuleb kohe 15. kreeka keel. Ja Elysiumi kutse, kuidas sellega? Sellel on nii, et nüüd tuleb bulgaariakeelne see Elysiumi etteaste, aga muidu seni praegu vist 4 keelt, jah. Ja see on Hollandi ja Leedu ja Ungari ja niimoodi. Kas selle raamatu kirjutamisega ära ka elab või? Ei, seda küll mitte. Need tuleb ikka tähendab juurde tellida, pakkuge tööd mulle, ma võin midagi veel teha. Aga tähendab, pensioni makstakse ka nii, et see on ka alati tore. Tõsi, üksikud kirjastajad, suured kirjastused Soomest või Rootsist võivad maksta sulle kuni 4000 eurot, ütleme selle tõlkelitsentsi eest, aga sa pead ju tööd ka tegema. Ilmar Taska usub, et interaktiivne virtuaalmaailm võib küll olla võimas, kuid see ei suuda kaotada ära maailmast raamatuid ega ka televisiooni. Sina oled ju tegelikult meie telekanali looja, Kanal 2 looja, et kui palju sa praegu vaatad enda loodud kanalit? No ikka vaatan, kui sa oled ükskord selle hälli juures istunud ja muretsenud ja sellega tähendab oma elu sidunud, siis on see nii rõõmustav, kui see lapsuk ikka kasvab ja on täis elu juures. Päris alguses kestsid saatepäevad 3 tundi, õhtuti kella 8-11. Aga väga huvitav aeg oli, sest seda ei saa alati maailmas teha, selleks peab olema mingi murranguline aeg, mingi uued võimalused. Tänaseks on Eestis erinevaid telekanaleid loodud nagu seeni pärast vihma, kuid Kanal 2 hoiab enda käes jätkuvalt edukaima erakanali tiitlit. Ilmar Taska poolt loodud lapsukesest on saanud enesekindel, usaldusväärne ja armastatud keskealine. Lubame hoida lippu kõrgel ka edaspidi.